Sisu, mis te siin käesolevakul koosolekul näete, tegelased, sündmused ja olukorrad on välja mõeldud. Tegu on lavastusliku tõlgendusega. Igasugune sarnasus tegelike isikute või aset leidnud sündmustega on juhuslik või siis natuke tuttav. Aitäh! Kuulge, hakkame pihta. Aeg jookseb. Jõuame. Aeg on. Ma võtan siis sinu kõrvale. Nii. Kuulge, täna on kõik laua taga. Ei olegi vaja Teamsis vaimude väljaajamist teha. Teamsi täna ei pea käima tõmbab. Cool. Kuulge, aga hakkame pihta, et räägime tänasest lihtsast teemast. Esimesed sammud Kovsoki suunas. Polegi tead nii lihtne nüüd hakata pihta kuskilt. Mis see siis tähendab? See on väga huvitav situatsioon. Lihtsalt asja ei ole võimalik lihtsalt rääkida. No peas, et see oleks järjekordne koosolek, kus on palju juttu, aga tulemusi ei ole. Oot. Me räägime tegelikult siin sellest, et meil on vaja tekitada keskne tsentraalne teenusepõhine olukorra teadlikkus. See tähendab seda, et meil on vaja reaalaja lähedast telemeetriat, meil on vaja sõltuvusmustreid korreleerida. See ei ole nagu niisama asi. Kuule, vähemalt pooled kukkusid praegu ree pealt ära. Ma ei tea. Mina olen küll. Proovime ikkagi inimeste keelde jääda, et tegelikult räägime lihtsast asjast. Asja mõte on lihtne. Kuidas me päriselt aru saame, mis Eesti oluliste digiteenustega toimub? Ehk siis tegelikult lihtsalt, kas teenused töötavad või nad ei tööta? Jah, põhimõtteliselt küll, aga mitte ainult see, et kas selle veebileht avaneb, vaid kas seal taga teenus ka päriselt töötab. Kuulge, teenused töötavad praegu. No, kõige hullem ongi ju see, et kõik arvavad, et kõik töötab, aga päriselt ei tea mitte keegi. Ja no tegelikult kõige hullem on see, kui keegi ütleb, et aga mul ju töötab. No, peaks vist käivitama kriisikoosoleku. Vaatame korraks ajast tagasi. 20 aastat tagasi loodis RTE ja loomulikult tollel ajal see digimaailm oli mõnevõrra lihtsam kui praegu. See oli see aeg, kus me Aafrikas saime siis nii-öelda pärimuskirju. No, Prins Samundalt. Just. No just, enamus meist neid said. Aga tegelikult esimesed küberrünnakud hakkasid ju toimuma Eesti vastu pärast seda pronksosündmust ja siis meid tegelikult haldasid kogu seda asja ainult 2 inimest. Ainult 2? Okei. Täna vajatakse 2 inimest ainult selleks, et saaksime otsustada, kes protokolli. Võib-olla mõnes kohas on see tõesti nii, aga tegelikult need 2 inimest tegid oma tööd nagu väga hästi. Ja aga noh, nagu ma ütlesin, tänaseks on maailm natukene muutunud. No, on muutunud. Täna me ju tegelikult ei räägi enam sellest, et me võitleme mingite viirustega või keegi teeb mingisuguse veebilehe vastu mingit DDoS-i ja ma ei tea, üritab maha pingida seda, et täna me räägime tegelikult automeeritud rünnetest, AI-ga tehtud petuskeemidest. 1000 katset korraga, 100 000 katset korraga ja teenused sõltuvad järjest enam omavahel, et see, mis pronksi kandis toimus, see on poisike võrreldes tänasega. Jaa, rääkimata muidugi ka sellest, millele inimesed klikivad enne hommikukohvi võtmist. No jah, aga eelmine aasta siiski registreeriti üle 10 000 mõjuga intsidendi, et seda asja enam 2 inimesega me ära ei halda. No tegelikult ongi lihtsalt lihtne küsimus, et kas me suudame üldse täna sellise tempoga kaasas püsida? No tagant tuules allamäge kindlasti suudame. Tatti teibi ja pärituulega. Rein, hoiame fookust, et tegelikult meil on üks tõsine probleem hetkel laual, et meil puudub riigiülene tervikpilt ja aru saada, mis riigi kriitiliste teenustega meil toimub. See on meie põhiprobleem. Kuule, selgita natuke, mida see päriselt tähendab, et meil puudub tervikpilt? No see tähendab seda, et tegelikult kõigil täna on oma monitooring olemas, aga häda on selles, et see jooks keskel kokku. Ehk lihtsalt riigil pole nagu tervikülevaadet selle sõnada. Ehk lihtsalt öeldes igaüks tšekib oma elektrikilp, aga tegelikult keegi ei märka, et terve linna osa on pime. Aga meil on ju monitooring. Graafikud, teavitused, isegi eelmine nädal paigaldati uus ekraankoridori. Aga kas see ekraan töötab ka siis või? No siis töötab, kui keegi juhet pistikust ära ei võta. Kuulge, probleem ei ole ainult nähtavuses. Probleem on ka sõltuvustes. Teenused sõltuvad omavahel ja järjest enam. Ma ennem ütlesin seda, kui üks komponent nagu maha käib, siis tegelikult võib mõju olla sama nagu oleks domino rivi pikali kukuks. Ja täna me neid seoseid lihtsalt praegu ei näe. Ehk siis, kas sa mõtled midagi sellist, et kui minu teenus muutub punaseks, siis tegelikult see ei pruugi üldse nagu ole seotud minu teenusega? Täpselt. Okay. Ja siis algab see tavapärane kahesuunaline jauramine. Kas teil ka ei tööta?
no vot, aga miks see nii on? Selleks, et täna toimub jube palju asju käsitsi, omavahel teavitame, helistame, kirjutame meiliga ja siis saadame meile edasi, sellepärast et see läks valele saajale. Ja siis see tegelikult on kõik, mis põletab aega ja ressurssi. Ja ressursist rääkides tegelikult ongi ju probleem selles, et meil paljudel asutustel ei ole tegelikult seda 24/7 võimekust praegu No just. oma asju jälgida. no mõnel piirdub see 24/7 ainult kodus teavituste lugemist telefonis. Siis kui igav on. Just. ja loodad, et midagi ei vilgu, eriti punaselt. Aga kuulge, ma siin olen nüüd mõelnud natukene, kas me ei võiks lihtsalt teha ühte Exceli tabelit? Lihtsalt lihtne. Teenus, omanik, kommentaar. Ei! Oota, kuula mind nüüd lõpuni. Sa isegi ei kuulanud mu mõtet lõpuni. No okei, davai. No, No, aga ma tegelikult tunnetasin seda, kuhu sa siid. See pole päris see. No, tegelikult Excel on väga tugev riiklik andmehalduse platvorm. Kuni keegi koostab kuldse Exceli, mille töökindlus annab soovida. Aga vaata, Exceliga me siiski kriisi ei juhi, et meil on vaja tegelikult automaatset info liikumist, et mitte seda, et keegi kriisi ajal hakkab mingit tabelit kuskil täitma. No Exceli eelis on siiski see, et see on lihtne ja tegelikult suhteliselt odav ka. Väga hea, aga see on kõik täpselt nii kaua, kuni esimene jant hakkab pihta või keegi hakkab oma teenust muutma. Palju õnne, siis sa lähed ajad Excelist asju taga. Eriti see uuem versioon on puhkusel oleva inimese tööarvutis, mida ta on unustanud jagada. No ikka juhtub, eks ole. No vot, aga tegelikult selleks meil ongi vaja normaalset tänapäevast lähenemist. Masin-liidesed, süsteemid, monitooringusüsteemid iga maja juures, iga asutuse juures annavad ise teada, mis seisus nad on, mis seisus on nende teenused. See on nagu point, kuhu me tahaksime jõuda. Oot, mis masin? No masin, see tähendab seda, et üks süsteem räägib teisega, nad on omavahel kokku leppinud protokolli. Okay. Ja ütleme, et kui see on niimoodi realiseeritud, siis me saame võtta tehisaru appi ja tehisaru abil me saame nagu 10 korda kiiremini teha asju, mida me täna teeme käsitsi nühkida. Ja Okay, no ülejäänud tiim teeb midagi tarka, eks ole. Ühtepidi see AI kasutamine kõlab päris efektiivselt, aga teisipidi natukene tekitab ka nagu skepsist. Nojah, aga selles ongi point, et kui meil see olukorra pilt praegu puudub, siis me reageerime liiga hilja ja halvemal juhul saame intsidendist teada, kui minister meile helistab. No, sellisel juhul on meil tegemist riikliku premium seireteenusega. Jaa, aga no üldiselt, kui see premium seireteenus käivitub, siis selleks hetkeks põleb kogu maja heleda leegiga. Kuulge, me oleme nüüd siin natuke aega jauranud, aga prooviks siis ära sõnastada, et mida me teha tahame. Mulle tundub isiklikult, et lihtsustatud öeldes võiks olla, et me tahame luua keskse olukorra pildi. Okei, no mind huvitab siis see juures, kas meil tuleb järjekordne uus portaal või? Ei, pigem vaata seda kui juhtimislauda, see on sul instrument, mis annab sulle koondatud pildi. Just, et asutused saadavad meie kesksesse monitooringusüsteemi keskse oma info ja tegelikult meil tekib väga selge pilt, kas asutuses teenus töötab, ei tööta või on ta hoolduses. Ehk siis teenustele tekib lihtsalt külge valgusfoor, punane, kollane, roheline. Täpselt nii lihtne. Sinu juht saab sellest alu, sinu vanaema saab sellest alu. Punasega ei minda üle tee. Ja punane tähendab, teenus on katki. Kas selle juhi osa saaks kuhugi maha protokollida? Las olla. Ei järgme seda protokolli, aga Tarmo point on tegelikult väga õige. Täpselt nii ongi. Ja tegelikult point on sellest, et oluline aru saada, et me ju tegelikult ei sihi sinna, et asutused hakkavad enda monitooringut kinni panema või asendama. See igaüks vastutab ikka oma teenusest edasi. Neil on domeeni teadlikkus, mida meil mitte kunagi hakka olema. Järelikult me saame minna kiht kõrgemalt ja vaadata, mis toimub teenuste tasemel. Okei, ehk siis keegi oma tööst ilma ei jää. Ära muretse, koosolekud jäävad ikka alles. Keegi ei võta sult tööd ära, jah. Me loome ühtse nähtavuse, me loome kiirema reageerimise, parema intsidentide lahendamise. Okei. Kuule, mul nüüd on konkreetsed küsimused. Kes seda üldse vaatab, kes vastutab? Kas kõik peavad liidestuma? Kuule, teeme pukki ennem valmis. Prioriteedid paika saavad? Kuule, teeme pukki ennem valmis. Need on väga õiged küsimused, aga ma ei tea, mul on tunne, et me siin jaurame, aga meil oleks vaja ikkagi kedagi, kes selle hästi lihtsalt nüüd ükskord veel üle ütleks. Muideks, Roti pidi meil ka vist osalema, et keegi on Rotit näinud või? Ma ei tea, tool on tühi siin. Ta just kirjutas mulle privas, et ta ei saa kohvimasina juures löögile. No see on riigi tasemel kõige kriitilisem teenus. Aga vaatame asja positiivselt külge. Meil on kohvimasin oluliselt paremini monitooritud kui pooled süsteemid riigis. Vähemalt 300 inimest päevas käib kohvimasin. Tšau! Sorry, et ilinesin kohvimasina juures, oli natukene järjekord. Kuule, aga Tarmo, siis sellega, kas selle kohta dashboard on olemas ikka või? No kui tahad, siis teeme. Pole mingit probleeme. Kuulge, ma kuulsin teid juba koridori, et kas teil on siin kriis või koosolek? No, hetkel on koosolek veel siiski. No tegelikult on kriis käega katsutav.
me üritame tegelikult hästi lihtsustatult selgitada, et miks meil riigis seda ühtset olukorrapilti vaja on. Lihtsalt inimeste keeles, aga ma olen nagu natuke jännis vist. Okei, aga proovime siis natuke teistpidi, et praegu on riigis igal ühel enda väike tükike. Aga kui kuskil midagi katki läheb, siis keegi jälle ei tea, kelle probleem see on, kelle teenus see on, kes see reageerib, kes jälle kuhu helistab ja hakkab pihta jälle see klassikaline telefonimäng. Et tegelikult meie eesmärk ei ole teha ühte süsteemi jälle juurde. Me tahame jõuda olukorda, kus me ei pea hakkama kriisi ajal telefoni mängima. Et me tahame näha enne, kui see mõju tekib. Hakkab looma, te liigute õiges suunas, see ongi see, mida vaja on. Lõpuks on meil siin keegi, kes selle koosoleku alguse situatsiooni lahendas. Lihtsast asjast lihtsalt rääkides. No, mulle tundub ka, et me hakkame kuskile jõudma nüüd lõpuks. Okei, aga käime korra üle. Teenused tegelikult ei tohi olla kunagi eraldi kastid. Meie peame nägema, meie ülesanne näha sõltuvusi, seoseid, omavahelist mõju. See on hästi oluline. Ja teadma, millal see probleem ei ole ainult minu probleem. No ideaalis peame märkama probleemi enne, kui inimesed meile helistama hakkavad. Või siis, kui keegi kirjutab Teamsi, et kas sul on ka katki? Jaa. Ja, tuttav. Aga tegelikult, kui see lahendus niimoodi tööle hakkab, nagu me tahame, siis me võime vist lõpuks öelda, et riik näebki lõpuks riigi kriitiliste teenuste tervikpilti. No võt, ja tänu sellele, kui me selle nagu nähtavuse saavutame, siis tegelikult asutused saavad kiiremini infot, tuge, ei pea otsima, äkki on mul katki, äkki on sul katki. Pilt on selge, eks ole, sõltuvuste haldused kaudu. No ja, siis me ei pea enam lootma sellele, et äkki keegi märkas või minister helistab. Just. Kuulge, aga väga hea. Kuna meil hakkab aeg otsa saama, et võtaks siis nüüd lühidalt kokku, et mis me nagu edasi teeme ja mis me otsustasime. Et mulle tundub, et kõigepealt, et üks selge point on see, et riigil peab siis tekkima ühine tervikpilt, olukorrapilt kriitiliste teenuste toimimisest. Ja suht raudpolt on see, et teenuste seisundi info peab liikuma automaatselt reaalaja lähedaselt, API-liidesed. No kriitiliste teenuste sõltuvused ja mõjud peavad olema ka nähtavad. Ja ma lisaks veel juurde, et reageerimine peab saama ennetavaks. Ja Tarmo enne mainis ka, et asutuste enda monitooring jääb alles ja iga asutus vastutab edaspidi ka täpselt samamoodi oma teenuse eest. Ja seda tuleb söögi alla, söögi peale rääkida. Ja see strateegia, et praegu ju töötab, et see enam nagu ei lenda. Kuulge, aga väga hea, aga võtame siis kokku, et need on tegelikult alles esimesed sammud selles suunas, kuhu me päriselt liikuda tahame, aga aitäh teile ja jätkame tööd. Davai, kuule, teeme seda iti-värki ka natuke. Davai. Lähme. Aitäh. Kas